Olen Sireti isa Jeremia. Viimased 25 aastat olen töötanud kirikuõpetajana, viies läbi jumalateenistusi, pulmi ja matuseid. Nagu näete, olen lesk. Sireti ema suri sünnitusmajas. Kuid mis minu hinge täis ajab on see, et oma pikkade teenistusaastate jooksul pole ma kunagi näinud nii närukat, väärtist ja haledat peigmehe hakatist nagu on Vesse. Alkohoolikust ise, ta pole isegi päris isa ja ta on soomlane, mis nali see olgu. Ja oleks siis, et vähemalt üks vanem suudab oma lapsuki sellest hoolt kanda. Aga ei, külajutt räägib, et tema olla narkomaan. Kuidas siis minu linnupojakene sai sellise hädapätakatest lõnguste perekonna otsa komistada? Jumal, ma ei ole sinus kunagi kahelnud, kuid mis olen mina valesti teinud, et sinu viha välja teenida? Miks karistad sa mind, sinu üllas teenijat? Kirkko herra! Päästä sisään vaan! Mitä te tahate? Päästä sisään! Joo, ai mikä mun kondis? Sulus on pystys kun aamulla stondis. Huudella tanssi ja huudella pompin. Minä olen Vesse isän kasvu isa. Ja minä olen... Hiljaa! Vaikus paljon. Mä pool Viro, Eesti pool. Soome, mamma, ema Soome, isa Eesti. Isa Tartu, ema Seinäjoki. Väga ihana. Ja minä olen... Vesse... Sä rahat minun rahani. Avielu, naimisiin. Reestri. Sulla pitäis olla hiljaa, jos mä sanoin näin. Olen tasa kuin minä puhun räägin. Raaton. Minä olen Vesse ema. Ja se on Vesse kasuisa. Ja... Mä olen Paavo. Ega jumalat me tegelikult ei tunne väga. Hiljaa. Et pühapäeviti tavaliselt käime ikka kaupamajas tasuta toite degusteerimas, et kirikus me ei käi. Jumal kirikus ei ole päris. Ei eksisteeri. Aga Siretil on tegelikult täitsa stabiilne pere ja kõik on hästi ju. Aga mina isiklikult töötasin Soomes. Ei, aga neil on ju ka raha. Mul on raha. Sa ei pea mulle enam iga päev raha andma. See on ihana uudised. Ihana uudised mu korralle. Ja kõik on tegelikult ju hästi. No ei oo. Mul olisi ihana tyttö tässä, jos ei oo siinä. Ei, kallis, kõik on ju väga hästi. Juu, kaikki kunnossa.